on lotopäevik, ainuke spetsiaalselt selleks ette nähtud kanal. Valmistu, ole valmis veetma lotopäevikuga kevadpühi. Juba muistsed eestlased tähistasid 1. mail kevadpühi. Siin näete muistseid eestlasi kevadpühi tähistamas, et ei arvaks, et siin midagi omast peast välja mõeldakse. Nii et nii nagu kõige muuga viimasel ajal ei ole ka siin midagi uut. Ja lotopäeviku stuudio on pühade meeleolule vastavalt sisustatud. Siin on lill, mis sümboliseerib kevadet, ja õhupall, mis on lihtsalt tore. Oma noorusest mäletan, et 1. mail olid õhupallid alati olemas ja ka siis oli 1. mai riigipüha, ehk siis vahet pole. Süsteem on ju sama. Olgu mainitud, et ridade vahelt pole vaja midagi otsida. Siin ei ole mitte midagi sellist. Kraapimisele läheb pühade puhul kevadiselt värske uus supersumm ja mul on neid 3. Välimus on uus, kõik muu on tuttav. Kraapimiseks on meil selline kevade teemaline raha. Loodetavasti on kõik selge ja ei muud, kui hakkame peale. Supersumm, hind 2 euri ja võit 35 000. Mäng 1, 3 TV-märki viivad telemängu, mäng 2, 3 sama arvannut võitu ja mäng 3, 3 mesilast annavad meile 5 euri. Selge, teeme ära. Nii. TV-märgid. Kus on? Siin on 2 siblikat, 1 TV-märk. Telekasse seekord ei saa, vähemalt sellega. Mäng 2, 3 sama arvu tuleb leida. Leitud on 10, 3, 2, 3000, 3000. Sellest ei piisa. Ja 3 mesilast annavad meile 5 euri, aga ja 2 mesilast ei anna meile mitte midagi. Lähme edasi. Teine supersumm. 1 TV-märk, 1 liblikas ja veel 1 liblikas. Sain aru. Mäng 2, 3 euri, 10 000 euri, 10 000 euri ja 2000 euri. No, ütleme nii, et
napikas. Mäng 3. Ja siin on kohe esimesena tuleb välja lill ja siis 2 mesilast. Ka sellega on kõik selge. Ja 3. supersumm. No ja, 1 teelemärk. Ja 1 liblikas, 2 liblikat ja teelemärk ei anna mitte midagi. Mäng 2. 10 000. 2, 10, 10 000, 2. Ka see on napikas. Mäng 3. No jah, lill ja mesilane. Teate mida, austatud lotosõbrad? See oli meie tänane kraapimissaade. Meil on 3 tühja loosi ehk siis 3 korda tühjad pihud. Soovin teile ilusaid kevadpühi, siis võtke õhupallid, minge õue, vaadake, et õhupall oleks õiget värvi ja ei muud kui aitäh vaatamast ja nägemiseni.